Merle-Liisu, sa oled Microsoftis töötanud üle 11 aasta. Praegu oled Norra ja Eesti arenduskeskuse strateegiline personalipartner. Räägi lühidalt, millega sa igapäevaselt tegeled? Täna tegeleme igapäevaselt Norras ja Eestis olevate tippjuhtide ja juhtidega. Minu tegevus on suunatud tänasest homsesse ja minu tööd kirjeldab 3 märksõna, millised inimesed, talendid meil on tulevikus vaja, milline on tänane ja homne tulevikuorganisatsioon, andmete analüüs ja selle pealt vaatame, mida ja kus on meil vaja teha. Ja 3. on juhtimine ehk leadership, et millises kultuuriruumis, väärtusruumis me elame ja mida on vaja teha selleks, et see kultuuri- ja väärtusruum oleks teistsugune, juhul kui on vaja seda muuta. Kui oluline on värbamisel tööandjale kandideerija mängulisus ja huumorimeel ja loovus? Et kuidas seda üldse kandideerimise protsessis hinnata? Microsoftis on päris põhjalik värbamisprotsess. Esiteks me vaatame, milline on roll ja siis me hakkame siin otsima inimesi ehk talente. Me vaatame alati, et meie lõppvoorus oleks väga erinevad inimesed, sest roll võib-olla nõuab ühelt poolt oma ja meeskonda on võib-olla ka vaja teistsuguseid inimesi või oma iseloomuomadustelt. Peale tehniliste oskuste me kindlasti vaatame inimese väärtusruumi. Meil üks intervjuu on täielikult pühendatud kultuurile, väärtustele, inimeseks olemisele. Nii et tähtis on selline tervikorganisatsioon, aga te ühtlasi panustate sinna, et luua sellist ühist lehte? Jaa, absoluutselt. Microsoftist me üldse räägime hästi palju kultuurist ja töökultuurist ja väärtuste jagamisest, sest me tervitame mitmekesisust ja järelikult meil on vaja ka leida oma organisatsiooni inimesi, kes on usuvad elukestvasse õppesse, õpivõimelised, õpisooviga, sest õpisoovi ja õpivõime on 2 erinevat asja, eks, kes on julgevad vastandada, kui on vaja, sest kui inimene on autentne ja käitub sellisena, nagu ta on tolerantne, siis inimeste loovus läheb lahti, sest nad julgevad teha vigu, nad julgevad ettepanekuid teha ja me räägime hästi palju ka psühholoogiliselt turvalisest ruumist. Microsoft jätab vahel nii-öelda niisuguse tõsise mulje ja asise mulje. Et kuidas asjad siis tegelikult on, et kas ja kui tihti saab fun'i ka? Et kas nalja saab? Jaa, saab küll, iga päev saab nalja. Et võimalus on valida, kas sa naerad enda üle või naerad kellegi teise üle. Me räägime, ma usun, et see nali sõltub üsna palju ka sellest, et kui turvaliselt ennast inimesed tunnevad. On olemas selline teooria nagu covering või nagu, et teooria väidab, et 60% täiskasvanud inimestest tuleb tööle kellegi teisena. Kas see on siis tema peast tulenev eeldus või see on siis sellest organisatsiooni väärtustruumist tulenev eeldus, et eeldatakse, et ma pean käituma nii selleks, et olla siin edukas. Mida me teeme? Me julgustame kõiki tulema ikka iseendana tööle ja oleme sellised, nagu nad on. Selle tagajärjel vabaneb suur hulk energiat, mis läheb loovusesse. Mis tähendab see, et ideed on paremad, me saame ehitada teiste ideedele, teised saavad ehitada meie ideedele, see lõpptulemus tuleb oluliselt parem, kui on hea selline üksteist julgustav ja üksteisele küsimusi esitav atmosfäär toas ja otse loomulikult siis saab nalja ka palju rohkem. Ja nali on oluline. Sa tõid hästi sisse loovuse. Et kuidas sa ise näed, et mis vahe on loovusel ja mängulisusel? Ma ei ole kunagi nii mõelnud. Nad kindlasti ei ole samad, aga nad on üksteist toetavad. Et üks võimaldab teist. Millegipärast, see on mu isiklik arvamus ja ei põhine ühelgi teoorial, et millegipärast arvatakse, et mäng on ainult väikese inimese töö. Ma pigem usun, et tore, kui mängulisus jääks meiega elupäevade lõpuni. See võimaldab mängulisusega, see on jällegi mu oma mõte, et
see nagu julgustab uudishimulik olema ja vigu tegema. Aga see mängulisus kaob mingi hetk kuhugi ära ja asendub tohutu tõsisusega ja see võib-olla ei toeta alati loovust. Ja seda me näeme tihti laste puhul ka, et alguses, kui nad sünnivad, nad on geeniused, aga ühel hetkel see kuhugi kaob. Aga tulles tagasi ettevõtete poole, et me teame, et ettevõte suudab areneda, kasvada, muutuda efektiivsemaks siis, kui inimesed seal sees kasvavad. Millisena sa näed, et on mängulisuse roll pidevalt õppivas ja muutuvas organisatsioonis? Microsoft on oma õppimise ja kultuuriruumi tegelikult üles ehitanud Carol Dwecki teooriale edenemismõtteviisist. See on fixed and growth mindset, kus edenemismõtteviis põhinebki tegelikult selles, et ole avatud, ole uudishimulik, luba endale teha vigu, luba teistel teha vigu, proovi iga päev midagi uut. Ja minu arust kõik need terminid käivad ka mängulisuse kohta. Proovi julgelt uut, tee vigu. Nii et ma arvan, see edenemismõtteviis võiks toetada mängulisust ja mängulisus võiks toetada edenemismõtteviisi. Aga saad sa tuua mõne näite, et mida see praktikas siis tähendab? Et igapäevaselt, milline on selline edenemismõtteviisi praktika Microsoftis? Me räägime hästi palju. Meil on 2 terminit koos. Learn and grow. Õpi ja edene siis. Või kasva, õpi ja kasva. Kuidas ta igapäevaselt välja näeb? Edenemismõtteviis on kogu meie kultuuri alus. See on seesama asi, et ole avatud, toeta teisi, õpi ise. Kuidas ta praktikas väljendub? Me teame, et kõik inimesed, mitte ainult lapsed ja mitte ainult täiskasvanud, 70% õpid sa midagi tehes. Järelikult me julgustame inimesi tegema kõike seda, mis on uus. Sest sa õpid seda tehes. 20% õpetakse teistega rääkides või siis teistega koos. See on ka nagu töö käigus. Ja 10% on siis akadeemiline õppimine, et võtan mingi kursuse või võtan mingi kursuse. Selle 10% osas loomulikult meil vastavalt oma ametile on siis ette nähtud mingi oma elektrooniline õppevorm või õppekursus, mida me läbime ja mida me siis rakendame igapäevaselt oma töös. Kas sa leiad, et see kursus, nii-öelda online kursus siis päriselt töötab ja toetab? Ja näiteks, minul endal on 40-tunnine kursus praegu pooleli juhtidele. Meil on igale juhile on ka üks 40-tunnine elektrooniline kursus pluss grupitööd. Ja tänases maailmas, nagu ta meil on, me oleme nagu nii online ja need grupitööd on ka online, et see nagu väga ei sega. See pigem õpetab üksteisega veel enam arvestama. Et sa teed teisele ruumi, et teine saaks väljendada oma mõtteid. Edenemismõtteviisis on ka see, et sa teed teisele inimesele ruumi, eriti kui teine inimene mõtleb hoopis teistmoodi kui sina. Sest see rikastub lõpptulemust. Kui räägime ruumi loomisest ja kui vahetame nüüd mütsid ära, et paneme sulle nii-öelda lapsevanema mütsi pähe, et me kuuleme ja lapsevanematel tihti seda, et ollakse ka mures selle pärast, et maailm ongi automatiseerimas, et algoritmid, masinad võtavad tulevasi töökohti ära. Et mis sa ise näed, et on sellised väga olulised oskused, mida me võiksime kaasa anda tänastele lastele ja noortele? Ma tulen, enne kui ma küsimusele vastan, ma tulen selle juurde, et automatiseerimine võtab töökohad ära. Ma tahan öelda, et ta võtab igava töö ära. Ta võtab igava töö ära siukse mingi rütmilise korduse või võimaldab teha meile kvaliteetsemaid otsuseid. Ma arvan, et töö olemus kui selline muutub. Et ära ta ei võta midagi, et ta annab meile põnevama töö asemele. Et pigem nagu töö hulk kasvab. Lisaks nagu akadeemiliselt õpitule on väärtuskasvatus või inimeseks kasvamise lugu. Meeskonna tööoskus, üksteisega arvestamise oskus, kriitiline mõtlemine, et kas esitatud andmed on õiged või kui seal on loogikavead või kuidas neid tõlgetada, analüüsioskus kindlasti, kommunikatsioon, täpne ja sirge enese mõtete väljendamine ja teadmine, et ei ole õigeid ja valesid vastused.
ma arvan, et need on nagu need olulised asjad, mida me peame andma lastele kaasa kodust ja ise ka õppima neid. Kas sa näed, et praegune selline haridussüsteem toetab seda sellist ka nii-öelda mõttelaadi, et ta keskendub nendele väärtustele? Ma olen küll hariduselt õpetaja, kuid ma ei ole töötanud õpetajana. 4 last on mul, mis ma võin öelda, et läbi aegade on see väga erinev olnud ja erinevates koolides on see väga erinev ja siiski on ta õpetajapõhine, kui palju ta julgustab lapsi tulema diskussioonile. Et ma olen näinud seda, kus lilla lumememm on valet värvi ja võib-olla sellest ei saa head hinnet, kuigi 10% inimesi maakeral näeb värve hoopis teistmoodi kui 90%, et lilla lumememm eksisteerib küll. Ja see on siiski nagu õpetajapõhine, et kui palju ta nagu võtab last, julgustab lapsi avaldama oma arvamust ja ei ütle, mis on õige, mis on vale. Ja teine mure, mis me sageli lapsevanematega kokku puutudes kohtame, on see, et on see, et nii-öelda ekraani aja selline tasakaal ja selle kahjulikkus. Et kuidas sulle tundub, et kas me peaksime lapsi rohkem hoidma eemal tehnoloogiast või üldse on pigem tähtis see, et kuidas seda tehnoloogiat kasutada ja milline on see ekraani aeg? Digiteadlikkus täiskasvanutel tasub ka lahti teha. Minu arust on Tartu Ülikoolil on ka seal paar tasuta loengut saadaval, et milline on digiteadlikkus ja kuidas seda ise endal tõsta, et olla uudishimulik ja teha ennast ka tuttavamaks erinevate vahenditega. Selle läbi saadki ju lastele õpetada, kuidas ja mida kasutada ja miks kasutada. Et neuroteadlased on küll öelnud, et see sõltuvus arvutist on väga lihtne tekkima ka täiskasvanutel. Et koosolekul võib ka näha, kui keegi ära vajub üle 7 sekundi. Et sellega peavad nagu kõik tegelema. Teise poole pealt mina ei ole kunagi oma kodus lastele ekraani ajaga settinud. Ma olen neile alati selgitanud, mida see tähendab ja mis see endaga kaasa toob, mis tänaseks, kui enamik neist on ka selle peaaegu 15-aastased, on kõige noorem, et ta suhtub väga teadlikult ise arvutisse ja ta saab väga hästi aru, et seal ei ole kõige targem võib-olla kogu aeg oma päeva sodiks lüüa. Kuidas sul endal selle ekraani aja tasakaaluga on? Mul ei ole telekat. Et seda mul ei ole. Kui ma midagi vaatan, siis ma vaatan seda arvutist ja vaatan väga teadlikult. Tööaja mõttes ekraani aeg on natukene nagu tasakaalust väljas, et kodukontoris on seda ekraani fatiigi või ekraani väsimust on küll tulnud. Et võtan täiesti teadlikult vabaks, aga ma võtan teadlikult ise endale aega, kus ma siis sukeldun erinevatesse platvormidesse, et vaadata ära mingi 1 või 2 filmi. Aga jah, peaks olema enam-vähem okei. Sa oled ise lapsevanem ja 4 lapse ema. On sul mõni hea nipp, kuidas sa ise kodus näiteks oma lastega tood sisse mängulisust? No ma ei hakka mingiks ideaalseks emaks nüüd. Meil võiks seda aega rohkem olla. Me räägime palju erinevatest asjadest, me viskame nalja, meil on välja kujunenud siuke pigem mustapoolne huumorisoon kõigil ja nalja võib visata absoluutselt kõige üle. Lauamängud ja me mängime Reis ümber maailma, meil on väga tore kingamäng, kus ma saan kogu aeg lakki. See on see kingamäng, et kus sa pead 2 erinevat või 2 ühesugust üles leidma. Mulle, et seda ma harjutan paremaks saamises. Seda aega võiks alati rohkem olla. Aga mängulisus ja uudishimu ja vigade tegemine ja kõik see on lubatud. See pigem visatakse meil selle üle nalja. Lapsevanematena ma usun, et me enamus tahame liikuda nii-öelda sinna suunas, kus me kasvame ka ja muutume nii-öelda paremaks, teadlikumaks. Et kui sul on võimalik anda lapsevanematele üks praktiline soovitus, et millest sa ise näiteks tahaksid lähtuda või mida soovitakse ka teistele, mille peale mõelda, mida oma käitumises muuta, mis see võiks olla? Hiljuti oli isadepäev ja lugesin ühte artiklit, mis siis ütles, et inimesed tahavad kasvatada oma lapsi nende sarnaseks.
aga lapsed on ju hoopis teistsugused. Mis ma ise olen oma kodus alati mõelnud, et minu kui lapsevanema kohus on aidata lapsel võimalikult valutult suureks kasvada ja eelkõige iseendale sõber olla. Ja õppimine on meil kindlasti privileeg. Et selle ma olen küll kaasa andnud, õppimine ei ole kohustus, ei õpita mitte kellegi teise jaoks, õpitakse iseenda jaoks ja see on privileeg ja 100-ga vastu seina sõita ja vigu teha on väga, väga okei ja väga viis. Ja ma alati vabandan oma laste ees, kui ma olen olnud mitte aasta ema. Ja ma usun, et selline ausus oma lastega ja julgus ka vabandada on väga oluline kõigi jaoks. Ja ma julgen vigu teha ja ma julgen tunnistada, kui ma kandideerin Nõmme aasta tiitlile. Eks me oleme kõik seal, ma usun ennast ühel või teisel hetkel nagu tundnud, et ma küll mitte emana, aga isana, aga ikkagi jah. Insplay on algatanud nutikate vanemate klubi, kus me julgustame vanemaid muutuma heas mõttes, nagu nii-öelda liikuma sinna parema vanemluse suunas. Mis sinu sõnum neil oleks? Mina ise olen lähtunud alati sellest, et maailma paremaks kohaks elamine algab iseenese analüüsist. Saab küsida teiste käest, et kuidas nad näevad mind. See on selline nõuandeväel, aga maailma parandamine hakkab iseenda paremaks muutmisest. Oled hommikul heatujulisem, küsid küsimusi, ei arva, oled uudishimulikum, õpid iga päev ühe uue triki, õpid vabandama, tegeled oma eelarvamustega, tegeled oma mõtetega ja siis, kui kõik inimesed tegelevad iseendaga ja oma tolerantsusega ja teiste inimeste õiguste austamisega ja oma kohustustega, siis saabki maailm paremaks. Aitäh sulle!